tere, tere! Mina olen Maila müstilisest maailmast. Nõndamoodi. Nii, siis vaatame siis nüüd. Võtame järgmised ennustused ette. Ja vaatame siis nüüd niimoodi, et mida toob juunikuul sündinutel aasta 2026. Mida toob aasta 2026 juunikuus sündinutele. Niikaua kui ma siin segan, niikaua ma tänan teid, kes te mu kanali peal siin olete ikka vaatamas, mis ma siin toimetan ja teen. Siis väga armas on neid tagasisidesid lugeda sealt. Et olen teile ääretult tänulik selle eest. Et kui teil ikka on mingisuguseid küsimusi või midagi, siis võite julgelt mulle sinna kirjutada. Ja võite julgelt mulle ka Messengeri kirjutada. Et Messengeris olen siis ikka oma nime all Maila Paalmäe. Et kui te kirjutate mulle sinna Messengeri müstilise maailma gruppi, siis seal on meid juba 3. Varem oli Merikesega 2. Nüüd on meil lisandunud veel üks tore naisterahvas, kelle nimi on Lii ja tema teeb siis seal seda Access Barsi. Niimoodi, et kui te sinna kirjutate, siis ei pruugi mina sealt vastata. Nii et isiklikud küsimused, mis teil tekivad, et kaardisoovid ja asjad, siis kirjutage mulle Messengeri Maila Paalmäe. Nii, mida toob aasta 2026 juunikuus sündinutele? Hakkame siis vaatama. Ma loodan nii väga, et tulevad nüüd ka teistsugused kaardid. Muidu on nii, et praktiliselt tulevadki väga. Praktiliselt on kõigile suht ühtemoodi tulnud. Mis muidugi näitab seda, et kõigil on tohutu arenguaasta. Nii, hakkame siis lugema. Nii, juunikuus sündinutele. Nii, teil näitab siin hästi palju energiat. Ja teil tulevad sellel aastal hästi sellised tormilised muutused. Aga see teie tormilisus nii-öelda või teie selline intensiivsus ja selline ka oskus hästi kiiresti olukordades reageerida, see on teie supervõime. Nii et hästi tormiline aasta algus. Siis järgmine kaart on siin suveräänsus ja märksõna on valitse oma kuningriiki targalt. Ja see kaart tahab teile öelda sellist asja, et see aasta on teil selline muutuste aasta ja te lähete justkui ühest olekust teise. Niimoodi, et oma teel lähete ühest olekust teise, mis ei pruugi olla eriti kergem. Siin tuleb natukene selliseid, võib-olla isegi oma selle arenguga tuleb teil sutsukene selliseid, ütleme siis niimoodi, et ka teiste natuke kriitikat taluda. Aga üldiselt te liigute oma teel nii enda õiges suunas aina ülesse poole. Siis on hästi palju tuleb tegeleda ka pereasjadega, aga suguvõsa asjadega samamoodi. Aga on niimoodi, et kui teid on varem nii-öelda visatud välja siis kuskilgi või tõrjutud, me ütleme niimoodi, et tõrjutud olek, et ei ole aktsepteeritud, et olete olnud just nagu valge vares teiste seas, siis nüüd on niimoodi, et te leiate endale mõttekaaslasi, leiate endale ühtemoodi tajujaid, tundjaid, leiate oma sellise kas siis kogukonna või grupi, kuhu kuuluda. Et teie sellist ainulaadsust hakatakse rohkem tähele panema ja hindama. Siis hästi tugevalt maagiline aasta on teile juunikuus sündinutele.
ja väga palju peate hakkama jälgima oma sõnaväge. Ma sellepärast natukene siin vahepeal hakib sutsukene kinni või noh, niimoodi paneb mõtlema, sellepärast et ma olen ise ka juunikuus sündinud ja siis ma paralleelselt ju mõtlen kohe neid enda asju ka niimoodi, et näitab jah seda, et sõnavägi on hästi tugev sõnavägi, aga teil tuleb hakata see aasta, eriti suve poole, väga jälgima, mida te ütlete, kus kohas ütlete ja kellele ütlete. Vot, aga samas on selline, noh, te olete teadlik, te teate, mida räägite, teate, mida tajute, tunnete ja te julgete seda väljendada, et see on hästi oluline. Niimoodi. Siis sellel aastal kahjuks on niimoodi, et kõige suurem varjupaik ja püham on teie enda sees. No kahjuks või õnneks on ju, mõnes mõttes on tore, kui on kogukond ja teid toetatakse, aga siin on niimoodi, et kõige suurem püham, ühesõnaga kõige suurem selline rahupaik on iseenda sees, enda südames. Ja te olete ka see aasta väga sellised, kui miskitki asja on, noh, keskendute endale, mõtlete läbi oma mõttekesed, et teil ei ole ka väga sellist vaja otsida, et kes teid toetab või kes teie neid tundmusi ja nägemusi kinnitab. See teate, et te olete õigel teel, te saate õiget infot ja te lihtsalt toetute suuremas osas iseendale. Sellepärast, et te teate oma tugevust. Nii, mis veel siis on peeglikaart tuleb, mis on maailm peegeldab sinu sisemist seisundit. On siis märksõnakene siin. Aga mida ma seda kaarti vaadates ütlen, et info selline, et te leiate endale sarnased inimesed, tõesti niimoodi on, et ei ole enam nii öelda juhuslikke tutvusi ega juhuslikke suhteid või niimoodi, et te leiate oma peegeldused, kas või niimoodi, et kui näed teises ja teed head on ju, siis näed teises ja teed head peegeldab tagasi. Kui on mingi, noh, näiteks oled see torise või pahane, siis teine kohe peegeldab. Teil ei anta mingisuguseid suuri neid ruume ega nii eksimusruumi ega muud ruumi, nii et te kohe saate teiselt peegelduse. Ja mis on väga hea. Ja te hakkate oma ellu väga palju tõmbamagi sarnaseid inimesi. Juhuslikke inimesi enam ei tule. Ja see nüüd näitab siin, et see saavutus on teil siin aasta lõpus. Aasta lõpuga saavutate. Aga muidu on jah selline huvitav, tormiline, kiire oma teel käimine, võetakse omaks rohkem, kuulatakse teid rohkem ja siis, et nii-öelda siis sellist maagilisi sündmusi täis aasta. Ja sõna jõud on väga tugev. Nii, vaatame siis järgmisena, võtame, enne vist võtsin ka need, no see isegi olukord või see järjekord polegi nii oluline. Nii, juunikuus sündinutele. Mida toob 2026 aasta juunikuus sündinutele? Nii, vaatame. Aasta alguses on teil hästi suur koorem. Siin tuleb. Lõpupooled läheb ka võitlust, aga lõpp on hea. Aasta lõpp tuleb hea. Nii, nende suguvõsa ja perekaartidega vaadates näitab niimoodi, et aasta alguses te võtate endal liiga suurt koormat kanda. Ja see koorem on tõesti selline lihtsalt, no seda vanad koormat järelikult jätkub veel sellesse aastasse, nii et see aasta number 9, mis tähendab siis lõpetamiste aasta, siis see aasta 2025 lõpp kandub teile veel natukene siia jaanuarikuusse. Et kõik see mineviku koorem, mida te kannate, pärand, siis nii-öelda esivanematelt, siis seda jätkub veel siin nii-öelda lastele ka puhastamiseks. Et selle koha pealt jälle ma soovitan, et ärge võtke endale nii palju kanda.
katsuge sellest minevikust lahti lasta, sellepärast et see on ilmselgelt on näha siin, et see on mineviku koorem. Ei ole vaja vedada kõike, ma tean küll vähitähtkuju sündinutel, kuigi juunis on ka esimene pool juunit on veel kaksikute tähtkuju, teine pool on vähk. Et noh, kaksikud on, neil saab natukene justkui kergemalt võtta seda asja, aga vähid on super sellised minevikus elavad ja selle koorma vedamisel kõik kahmivad enda õlgadele ja siis on selle raskuse all seal lookas. Aga et lõpetage neid asju siis nüüd jaanuarikuus, mida te olete eelmistest aastatest või eelmisest aastast võtnud enda kanda. Sellepärast, et muidu vastasel juhul te olete siin veebruaris, märtsiks olete te täiesti väsinud ja mõtlete, et enam ei jõua, enam ei taha. Aga näitab, et teil on, et toetus on teil olemas, nii et teil on, kes teile jälle nii-öelda eluvõimu sisse puhub ja ütleb, et meie oleme olemas, et sa jõuad, sa saad, et sa oled tegelikult tubli, et ära anna alla, nii et neid toetajaid siin on. Nii hästi töökas aasta, eriti tuleb hästi töökas aasta meestele. Ja kuna siin ongi tõesti ainult selline, mehed saavad töökas aasta küll, aga nad teevad hästi palju tööd ka samamoodi minevikust lahtilaskmisega. Aga nende töö, mis neil see aasta siis on, see töökuse teema siin, nemad rajavad endale sellist vabadust ja kergust järgmisteks aastateks. Nii et tugev töö. Ja tihtipeale on ka niimoodi, et nende tööd ei ole väljaspoolt märgata. Väljaspoolt inimestel võib tunduda niimoodi, mis neil viga, kõik on nii hästi, kõik tuleb hästi kätte, hästi kergelt. Aga tegelikult on selle taga suur töö, nii et tublid olete ja toimetage edasi. Hästi palju tuleb siis suveks juba, hästi palju kaalumist ühesõnaga, mis teid enam ei teeni. Siin on niimoodi, et panete kaalukausile kõik asjad, oma suhted, oma ükskõik, kas see on siis peresuhted, partnerlussuhted või on töösuhted, absoluutselt ükskõik millised suhted. Te panete kaalukausile ja mõtlete, mis teid teenib, mis teid ei teeni, mis teile pakub rõõmu. Rohkem isegi ei oskagi siin kaalutleda, mis rõõmu pakub, aga te teete hästi palju selliseid, kõik pahn elust välja nii-öelda. Ikka ütleks rohkem, et mis teid ei teeni enam, see läheb elust välja. Ja jätate ainult need asjad enda ellu, inimesed ja suhted olukord ka kodus on ju kõik see, mis on kogutud. Vähkidel see kogumine on eriti selline meelepärane tegevus, et ikka midagi kogud ju. Mõtled ka, et keegi midagi annab, äkki sul läheb seda vaja, mõtled, hea, las ta olla, äkki läheb ka, aga suur puhastuse teete oma elus nii-öelda. Siis naisliini tervendus, iseendale hakata rohkem mõtlema, nii nagu ma siin kellelegi veel ütlesin, iseendale mõtlemine, aga jah, et see suur töö, mis on ja see vanadest asjadest lahti saamine, seda on natuke raske kohe niimoodi maha jätta puhtalt uude aastaselt, et sellega te tegelete siin jaanuarikuu ja veebruarikuu ka veel, märts ütleks isegi niimoodi, et märts, aprill ka täiesti tohutu töö iseendaga. Nii. Ja juba sellises mais-juunis võite siis kergendatult hingata, juba teate, mida te tahate ja praagite siis selle mittesobiva enda elust välja. Et teete seda täie tõsidusega, ei võta niimoodi kergelt asju, et hea küll, las see olla või las see olla, et kuidagi huumoriga nagu on varem olete harjunud, vaid võtategi täiesti tõsiselt asju ja praagitegi täitsa välja asjad. Nii, siis on niimoodi, et august-september, oktoober isegi rohkem ütleks. Niimoodi, et tuleb teil natukene kaitsta ennast igasuguste väljaspoolt tulevate kriitikanoolte eest. Tuleb kaitsta ennast, oma peret, oma lapsi. Aga te saate sellega suurepäraselt hakkama, sellepärast, et olete tugevad. Ja aasta lõpp on niimoodi, et olete kõigest vanast jamast puhastunud ja universum on tõstnud teid nii-öelda oma kätel tõstnud teid siis valguse poole. Et mina isegi ütleks niimoodi, et väga paljud aasta lõpuks on
kuidas kasutada seda sõna valgustunud, on ju. Aga ma julgen siin kasutada seda sõna. Ja muidugi tänu võib sellest öelda hästi palju inimestele siis, kes teid on arenguga ükskõik kudamoodi siis kas aidanud, toetanud, pigem siis selline toetamine. Et te olete saavutanud selle hea tunde, selle kõrgema energiapositsiooni ja üleüldse jah, tõesti selle tarkuse ja selguse ja kerguse ja helguse olete siis saavutanud ka tänu iseendale, aga väga paljuski tänu teistele. Nii et on mille eest olla tänulik. Nii, vaatame siis edasi, vaatame siis nende kaartidega, mis siin see näitab. Nii. Natukene teistsugune kui teistel tähemärkidel või nendel, jah, armastan öelda tähemärkidel on ju, kuigi ma tähemärgi järgi ei pane neid kaarte. Nii, juunikuus sündinud. Mida toob aasta 2026? Juunikuus sündinutele. Nii, Pilum alumist ka, okei. Alumine kaart näitab seda, et juunikuus sündinud teie kõik ahelad, vaat siin ka juba enne soovitas ka, et puhas vuuk tuleb teha, aga jah, et kõik ahelad, praegust tegelete hästi palju vanade ahelate katkestamisele. Kõik jamad, kõik asjad, mis ei teeni, lõikate läbi. Nii, okei, siit tahtis tulla pealt kaart, vaatame. Et teile, milline transformatsiooni aasta. Opa. Okidoki. No ja küll tahab üks tulla veel, las ta tuleb siis. Nii. Aasta algus siis, kui enne ütlesin ka, et on vanad koormad vaja kõik endast lahti lasta, ära lõpetada, et ei vea enam midagi jama endaga kaasas, siis siin näitab ka märk sellist asja, et saate peale raskusi, peale eelmist siis aastat, mis on arvatavasti siis teie jaoks raske on, mul endal isiklikult küll ei saaks öelda, et midagi rasket on olnud, aga siin näitab ja, et kõik raskused on selja taga läbitud. Ja saate, teil on täielikult ümbersünni aasta, sest siin tuleb meil see transformatsioonikaart, transformatsioonikaardi olema sellise joonistanud, mul tookord tekkis see mõte pähe ja midagi sarnast ma ka kuskil, idee poolest midagi sarnast kuskil kunagi olen näinud ja see mulle väga meeldis, siis ma aretasin selle kaardi siit natukene selle järgi. Aga see näitab transformatsiooni täiesti uut. Hakkate tegelema, eelmine oli ka maikuu omadel, oli ka osadel, et hakkate tegelema täiesti uute asjadega. Siis ainuke asi, mis on need unistused ja asjad, mis on teil ammu olnud ja millesse te enam ei ole uskunud, mida te olete siis nii-öelda juba loobunud peaaegu, siis need asjad nüüd kerkivad esile ja hakkavad teil täituma need unistused. Ja teil tekibki see täielik ümbersünd, julgus, avatus, mis siis veel sellega võin öelda siin. Et võib tulla uus töökoht, võib tulla uus elukoht, võib tulla uus partner, võib tulla uued hobid, uued meeldimised. Nii et ühesõnaga hakkate uute asjadega tegelema. Nii, ja selleks, et nende uute asjadega hakata tegelema, siis näitab niimoodi, et tehke ära see esimene samm. Et teete selle esimese sammu ära ja universum toetab kõik ülejäänud juba, hakkab tulema selle esimese sammu järgi. Nii et te loote enda ellu selle aastaga siis täiesti uut elukvaliteedi, täiesti uut elu. Ja kuna numeroloogiliselt on niikuinii see aasta number 1, siis siin teil näitab ka, et te hakkate looma täiesti oma järgmist 9. aastat, et kuhu te tahate jõuda ja te ei lase ennast teelt kõrvale kallutada. Niimoodi, et te liigutike väga enesekindlad, inspireeritult ja teadvustatult.
liigud oma selles valitud suunas. Nii, suve poole on natukene sellist puhkeperioodi, puhkeaega. Võib-olla rohkem olete keskendute endale, mõtlete rohkem enda peale, siis on, kuna see on meditatsioonika siis näitab ka, et kui miskid asjad tulevad, mis on vaja otsustada, mis on vaja, siis tekivad mingid mõtted. Kuna sinna juunikuusse, poolte juunisse veel kaksikute tähtkuju ka, et siis ikka tekib selliseid mõtteid ja tahtmisi, et tahaks ühte asja. Üks päev mõtled, et tahaks midagi sellist ja teine päev mõtled, et tahaks midagi teistmoodi teha. Siis on niimoodi, et istute rahulikult maha, tunnetate läbi, mediteerite ja saate endast selguse ja toimetate siis enda selle südametunnetuse järgi. Nii, sügise poole on asju siis, vaata seesama, kus ma ennem ütlesin, et tuleb kaitsta mingite teiste kriitikanoolte eest ennast, siis siin näitab ka, et võib-olla on natukene tahtmine silmad kinni pigistada. Niimoodi, et las toimub, et ma panen silmad kinni, ma eiran, väldin, et see ei puutu kõik minusse. Et jah, seda võib ka teha, aga siin kaart soovitab hoopis niimoodi, et ärge pange käsi silmade ette, et võtke lihtsalt nii, okei, see on see, nüüd need käituvad niimoodi, las olla, sellepärast, et see on nende vaade, see on nende mõtted, see on niimoodi, et ärge laske ennast viia oma tasakaalust välja. Ja paistab, et seal tuleb teil ka hästi välja, sellepärast, et järgmisena on kohe näitab täieliku tasakaalu kaarti. Ja kuna eelmised kaardid sama aja peale näitasid ka sellist täielikku puhastumist, endasse süvenemist, ühesõnaga, olete endale saanud sellise kaitse, tugevuse, olete läbi tulnud igasugustest jamadest, aga näitab, et te olete täielikult uus inimene, täielikult teadlik, valgustunud ja teid hoitakse, teid austatakse, teid aktsepteeritakse aasta lõpuks. Nii et aasta lõpp on väga ilus. Sügise pool on korra selline aeg tõesti, kus on niimoodi, et pigem ei tahaks näha, mis ümberringi toimub. Aga tehke nii, nagu teile endale meeldib. Kui tunnete, et see silmad kinni on hea, laske käia, aga kui tunnete, et ei, enam ei pigista silmi kinni, vaatan olukorrale näkku ja muudan. Tead, see isegi tuleb selline, kuna niikuinii see püha mu enda sees, siis väldite nendega suhtlemist, kes kritiseerivad ja keskendute rohkem endale, et kuna see pühamu, mis siin ennem näitas, on sinu enda sees, siis on niimoodi, et millegipärast tuleb lause, et vane selga vesi, niimoodi, et võtke asju niimoodi, et koerad sauguvad, karaban läheb ikka edasi, siis nendest 2 märksõnast, et saate aru, mis siis tuleb, mis olukord on nii. Aga jah, aasta lõpuks olete täielikult tasakaalus, kõik asjad ilusasti voolavad, kõik on hästi, sa võid tänulikult ja rahulikult hingata, siis on teie jaoks selline väga tähtis on aasta lõpuks teie jaoks kuidagi. Liikumist on palju, vabadus on hästi tähtis teie jaoks. Isegi kui suhtes on, et siis ei tundu, suhe annab ka liikumisvabadust, et suhted ei tundu üldsegi piiravad, vaid on selline vabadust täis. Huvitav, siin ei ole ühtegi sellist asja välja tulnud. Nagu eelmise kuu omadele tuli seal, et suhted võivad muutuda, võivad puruneda, võivad mida iganes tekkida. Et siin ei olegi sellist asja välja tulnud. Nii, aga siis on ju hästi. Nii, vaatame järgmised kaardid. Opa, nii, hüppas välja, esimene kaart hüppas välja. See esimene kaart on selline, järgmine. Nii, ei saa enam rääkida, kui ma olen kaardid välja pannud. Iga selle pealt hakkab nüüd hüppama. Nii. Natuke võin tegelikult juba alustada. Näitab jah niimoodi, et karmaasjad on lahendatud. Aeg on täiesti siin või kas on lahendatud või on just värskelt saavad lahendatud.
ja tuleb liikuda omaenda valitud suunas. Nii et te lähete täiesti enesekindlalt edasi oma tuleviku suunas ja paistab, et see tulevik on päris selge, päris ilus. Nii, vaatan, mis siin hüppavad. Nii, okidoki, kui hüppavad, tahavad tulla. Nii. Siis veebruar, kuskil veebruar-märts tegelete siis oma selle varjupoolega, mida te ei ole tahtnud endas nagu eriti tunnistada või näha, et tegelete selle poolega ja siis neid nii-öelda teie jaoks miinuseid, kas see on siis iseloomuomadustes, käitumises või mõtetes, et tegelete rohkem ja hakata neid vanu hirme, ütleks täiesti niimoodi, et vanade hirmudel hakata vanu hirme üles sulatama, olematuks tegema, nii et teil neid plusse tuleb nüüd rohkem kui miinuseid on. Nii et hästi tugev endaga tegelemise aeg. Nii, igalt poolt lähete läbi, nii nagu veele kohanen ju läbi kaljude, mitte midagi ei ole ükski takistus ei ole takistus teie jaoks, vaatan, oot. Nii, nüüd ma rohkem ei pea tõmbama, sellepärast et siin tuli välja isegi liiga palju kaarte. Nii, aga okei, vaatame siis need ka ära. Niimoodi, kui tuli, siis tuli. Niimoodi. Ma olen siit klientidele pandud nutulapid nii-öelda. Sest alati on konstellatsiooniga pisarad. Peaaegu alati, mõnel üksikul ei ole. Aga nüüd läks endal vaja seda ninanuskamiseks. Nii. Niimoodi, et lähete läbi igasugustest olukordadest. Siis tuleb siin niimoodi kevade poole. See on siis kuskilgi maikuus, juuni on juba parem. Aga maikuus on näha on siin niimoodi, et mingid võrku on teile punutud. Ma vaatan kohe, mille suhtes see on. Ma kohe vaatan, mille suhtes see võib olla. Aga ükskõik, kui on mingisuguseid nii-öelda võrku punutakse kuskilgi poolt, siis paistab, et te lähete sellest nii ilusasti läbi, et see võrku kinni te ei jää. Te oskate sellistest olukordadest, tahtis hüppas sisse tagasi. Nii. Et olukordadest lähete läbi niimoodi, et midagi sellist, siin on täpselt sama koha peal, kui see, et te peate, kui oma teed valides natukene siin neid okkaid veel on, siis siin see langeb sama ajaga kokku, mis ma alguses ütlesin, mis siin suveräänsuse valitse oma kuningriiki targalt samal ajal. Nii et lähete, tõusete oma arenguteel ja võib tulla takistus ühesõnaga, aga te lähete nendest takistustest puhtalt mööda niimoodi, et te ei jää sinna kinni, vaid te lähete ühegi kriimuta sealt läbi. Vot seda tahtsingi teada, mis takistused on, ma juba ei peagi tõmbama kaarti. Nii, suvi teie jaoks juunikuus sündinutele. Suvi näitab sellist puhkust, vabadust, rohkem looduses olemist, siis jah, rohkem looduses olemist. Aga siin on veel selline asi, et teil tuleb siin mingisuguseid arengus, mingisuguseid täielikult hüppeid, millega te siis esialgu võite mõelda, et kas te julgete minna või ei julge. Ma näitan seda kaarti ka teile. Niimoodi, et palju on niimoodi, et kaardiga ehk on näha niimoodi, et kaardi pealt vaadata ja seda infot lugeda. Teinekord on niimoodi, et mina võin teile ühe info lugeda, aga igaüks, kes erinevalt kaarte vaatab, erinevalt, igaühe jaoks on erinev informatsioon. Aga see on niimoodi, et kuna siin on muudatus, siis te mõtlete, kas ma lähen
või ma ei lähe sellele muudatusega kaasa. Aga näitab, kuna siin on see vesi ja tunded ka omakorda niimoodi, et võivad noh, nii-öelda tunded võivad lüüa või voolata üle kallaste siis on ju, et siis emotsioonid, tunded kaalute läbi ja siis võtate selle julguse kätte ja teete oma muudatused. See, mida te valite, kuhu te julgete siis astuda, mis võib algul ka natukene hirmutav tunduda, siis tegelikult on see teie jaoks väga hea. See on hoopis helgem ja parem kui see, mis on olnud teil siiamaani elus. Nii, looduses olemist ma juba ütlesin. Siis julgelt võite unistada. Unistuste täitumist näitab siin täielikult. Siis näitab ka seda, et te, kes nüüd on siis mingid teemad, mis on lapsepõlvest, on saladused, mis pusletükid nii-öelda on teil kuskil lahti. Ma tean seda, et ma pean praegust endale öelda, sest ma ise olen ju ka juunikuus sündinud, et mul on omal siin pusletükid, mis mul lapsepõlvest on. Ja siis on päris hea on praegu siin vaadata, just nagu endale ennustust ka oleks. Niimoodi, et need pusletükid asetsevad teie rada, mis teil on siis, mida te olete siia kehastudes valinud ja mis ei ole eriti toetatud olnud. Et siis te lähete sellel oma teekonnal, pusletükid asetuvad paika ja te saate täpselt aru, miks te olete sündinud sinna perre, kus te olete sündinud, on ju. Siis, et miks te olete näiteks tundnud ennast täiesti teistmoodi lapsena. Mina ise olen olnud nagu valgevares, sellepärast mul ka see vapilind valgevares, mul on siin erinevad, mul on ostetud valgevarase kaardid, endal on tehtud valgevarase sümboolikaga, olen kaarti veel kasutanud, et siin on sama teema niimoodi, et te olete või siis must lammas teiste seas on ju näiteks selline võrdlus ka, et teil asetsevad need pusletükid nii ilusasti kokku elu jooksul olnud kõik asjad, mis on tulnud lapsepõlvest saati, et teil on täpselt see tead, ahhaa, nüüd ma tean, see oli mul sellepärast, see asi viis mul selleni, see õpetas seda ja see tuleb kuidagi, võtate seda asja kuidagi kerguse ja tänutundega, ei võta seda raskelt. Nii, mis siis veel? Siis on veel selline hästi palju imesid tuleb teie ellu niimoodi, et olete nagu põhimõtteliselt nagu Alice imedamaal. Vaatate, ohoo, on ju niimoodi, et see on tõesti nii kui olete juba vaimselt arenenud rohkem ja usaldate iseennast, usaldate universumit, et siis on ka niimoodi, et mida soovite, need soovid lähevad järjest täide. Siis vaatate, kui äge on ju. Ma mõtlesin sellest, see asi tuli minu juurde. Siis teist asja niimoodi, ma just mõtlesin, on ju, näiteks oled mõelnud kellegi peale, siis ta võtab kohe sinuga ühendust, on ju. Siis sellised asjad iseenesest teie ellu tulevad ja just sellised müstilised imed rohkem, mis tulevad. Nii, mis siis siin veel on? Aasta lõpuks tunnete ennast muidugi väga hästi. Aga vahepeal on siin siis nii-öelda olete, tead, see on isegi ka niimoodi, et kuidagi selle maailma maatriksist, see on nüüd nendele, kes rohkem neid asju teavad, et selle maailma maatriksist tulete niimoodi või tulete välja või lähete läbi nii, et see, mis teiste jaoks tundub, kõik igasugu piirangud ja igasugused sellised, põhimõtteliselt nagu puur, eks ju, et oled kuskil süsteemis sees, et ei ole midagi teha, siis teie lähete sellest süsteemist täiesti niimoodi läbi, et te ei saa arugi, et see süsteem on. Nii et ikka ütleks seda vaimset arengut, vaimset valgustumist siin nii palju, et aasta lõpuks elate täielikult kerguses, õnnelikult täis, kes siis on, mehed oma mehelikku väge, naised oma naiselikku väge ja et soovid täituvad, imed saavad teoksil, te hästi palju tõusete, et kui nüüd võtta nende dimensiooniliste arengutega seotud asja, siis ütleks niimoodi, et olete tõusnud sinna 5. dimensiooni oma mõttemaailmaga ja mõtetega.
nii et väga äge. Nii, paneme järgmisi, vaatame. Lenormandi kaardid, need, millega ma ennustan lihtsaid asju. Vaatame siis, kuidas on lihtne elu. Nii, kui lihtne, aga noh, selline rohkem selline lihtne ja igapäevane, mitte väga vaimse tasandi asjad. Ma olen pannud kaarte väga kaua, nagu ma olen teile juba ammu öelnud, et ma olen juba keskkoolist saadik kaarte pannud ja noh, erinevaid kaarte järjest kasutan, ikka tulevad uuemad ja jälle tuleb, noh ikka nii nagu meil ikka areneme ja siis õpime ja siis hakkame järjest teistmoodi kaarte kasutama või noh, kaarte või ükskõik mida on ju. Kes kasutab kaarte, kes oma tajusid tundmisi, eks ma kasutan kõike, aga see tavaliste nende Lenormandi kaartidega hästi lihtne on ennustada, aga neid ma olen järjest vähem kasutanud, aga siiski ma panen ka vahest nendega. Nii, vaatame, mis toob aasta juunikuus sündinutele. Oi kui ilus. Siin ma kuskil vist juba ütlesin, maskid langevad, ei viitsi enam mängida. Kellelegi ma kusagile ütlesin. Nii, oi kui armas. Nii, alumine kaart näitab õppimist, oma tarkustega siis hakkate kedagi õpetama, see võib ka mingi uue asja õppimine, aga seda, et teil on endal nii palju tohutud tarkusi ja teadmisi, et te võiksite hakata andma oma tarkusi välja. Hakake andma välja. Teil on teiste aitamiseks pagas, teil on, võite õpetada ja muidugi neid võib ka tulla täitsa selliseid teadmisi, noh, ütleks kas või juhuslikult teie juurde teadmisi niimoodi, et noh, näiteks tuleb üks klient, ütleb, oi näe, minu vanaema kasutas selliseid asju, on ju. Ka niimoodi võib õppimine toimuda. Niimoodi. Nii, natukene luristamist veel. Nii, nüüd siis tavaelu koha pealt. Aasta algus toob hästi palju liikumist. Niimoodi, et kui siin on niimoodi, et te olete valmiseks ja eelmise aasta asjad on lõpetatud, see koorem, mis te olete kandnud, sellega töötate, aga üldiselt on selline kiirete muutustega aasta algus. Nii, siin ma juba olen öelnud sama koha peale, tuleb praktiliselt ühe ja sama tähendusega kaart, et need asjad, mis tööalased samamoodi, aga ka niimoodi ükskõik, noh, rohkem ega tööalased, aga näitab niimoodi, et asjad, mida te olete ammu unistanud, mis te olete nii-öelda jätnud tahaplaanile, siis need asjad hakkavad nüüd teie ellu tulema. Teil on kõrgem kaitse on peal, millegi pärast muretsema ei pea, tohutu jõud, power tuleb tagasi, hakkate looma täielikult ja siis noh, põhimõtteliselt on niimoodi, et ütleks, et ükski asi ei jää teie eest saladuseks. Nii et see aasta toob see teile, siin ka näitab muidugi niimoodi, et mingi teatud maskide langemine, näete läbi, kes valetab, kes ei valeta, siis on niimoodi, et enam ei viitsi teha halva asja juures head nägu, vaid ongi niimoodi, et ei hakka enam peitma. Muidugi vähkidel on hea komme endal, noh juunikuus on ju vähid ka, et vähkidel on hea komme peita, no kaksikutel on ka mitu nägu, on ju, on ka võivad väga vabalt, edukalt endal noh, halva asja juures nii-öelda head nägu teha või siis vastupidi, kui on kõik väga hästi, on ju, siis mõtlevad, et tead, ikka ma ei näita ikka välja, on ju, sellepärast, et muidu noh, ei taha no väike kuidagi kas siis ebaõnne kartus või mingi asi sees, aga ei viitsit enam mängida mänge. Nii, et suveks on teil täielikult selline maskid kõik viskate kõrvale, ei mingisuguseid mänge, kellega ei taha suhelda, sellega ei suhtle, ei pea enam viisakusest kellegiga suhtlema või läbi käima, et sellised asjad on teil siin saavutatavad. Niimoodi, siis inimesed, sõbrad, kes teie elus on sellised truud sõbrad, kelle peale te võite loota, keda te võite usaldada, näitab muidugi küll, et osad sõbrad teie elus siiski ka kaovad ära. Nii et siin on selline selekteerimise aasta teie jaoks.
ja siis ongi nii, et kellega teil enam ei ole mingeid ühiseid huvisid, hobisid, midagi ühist, siis nende noh, te võite ikka edasi suhelda, onju, aga lihtsalt mingi teatud selekteerimine tuleb. Ja see jääb jälle siit täpselt selle kohale, mis enne nende suguvõsa kaartidega kaalukausile hästi mõtlete läbi, mis enda elust välja selekteerite, mis mitte. Siin samamoodi, aga kuna siin näitab sõprade ja sõpruskonnaga seotud, siis te hakkate tegema jah enda jaoks valikuid, et kellega suhtlemine pakub teie jaoks, midagi on teemat või ei ole, et need jätate, kes ei haaku absoluutselt, siis rahulikult lihtsalt lasete nendel minna, et ei mingisugust jama küll ei korralda siin, aga lihtsalt lasete neil minna. Niimoodi. Siis see, mis te olete aja jooksul endast välja andnud ja tunnete, et teid ei ole aktsepteeritud või niimoodi, et teie pingutused hakkavad kandma vilja, ühesõnaga ütleme siis niimoodi. Nii, et kuna on küll see aasta number 1 on ülesehitamise aasta, siis teie ehitate edasi. Niimoodi, et ehitage edasi vabalt. Et hakkavad teie teod ilusasti, teie pingutused hakkavad vilja kandma. Siis partnerlussuhtega näitab aasta lõpuks ilusasti. Kõik on ilusti ja kõik on õnnelikud, kõik on korras, püsiv suhe, väga, väga tore. Nii et kes siis on vallalised, nendel siis luban, et aasta lõpuks tuleb püsisuhe. Ilusti õnnelik ja püsiv suhe, mis võib hakata tõesti, see võib hakata siin mingi suvest pihta või et siis aasta lõpuks te saate aru, et see on see inimene, see on see õige inimene, kes teie kõrval on. Niimoodi. Ja kellel siis on juba partner kõrval, siis nende suhted võivad tugevneda. Nii et see suhe võib jõuda täiesti uuele tasandile. Nii et hästi, hästi vahva. Nii et vaadake, mis te siis siin, mis te oma elus, ükskõik milliseid otsuseid te teete. Igal juhul aasta lõpuks olete te väga heas kohas ja väga hästi rahul. Nii. Okidoki. Siis on praegust selle asjaga kõik. Nii et juunikuus sündinud. Teile siis ka head seda aastat õnnelikku, külluslikku soovide täitumist. Mõelge oma soovid läbi ilusti korralikult. Aga kuna siin kaardist tuli välja, et need soovid, mis kuidagi ammu juba unistanud, aga mis te olete ära unustanud, et nende soovide täitumist siis väga, et vaadake siis, mis te olete unistanud. Milliseid plaane olete teinud, võib-olla tõesti, kuna siin näitab ka pusletükid lähevad kokku, et mis on lapsepõlvest, võib-olla tõesti hakkate nüüd tegelema nende asjadega, kelleks te unistasite näiteks väiksena saada. Lapsena ikka unistatakse kõik asjad, siis tuleb see kasvamisaeg peale, siis tuleb juba need, et mida vanemad tahavad, mida ühiskond tahab, mida kõik teised tahavad, et võib-olla tõesti te võite hakata see aasta tegelema just nende asjadega, mida te olete siis lapsepõlves mõelnud või unistanud. Et järgige oma unistusi ja väga, väga suurte muudatustega ja väga ilus aasta tuleb teile. Nii et kõik ilusat teile. Nii. Üks. Opa. Enda tuul viskas mind välja praegu. Nii.